Me teame, et valitsus uurib neid teadlasi ja laboritöötajaid, kes on surnud või kadunud. Me teame, et FBI sekkus. Me teame, et Valge Maja uurib seda nüüd. Aga nüüd on väidetavalt üks neist inimestest leitud. Tema nimi on Melissa Casillas. Ta töötas Los Alamose laboris. Ja koht, kus ta väidetavalt leiti ning see, mis tema juurest leiti, tekitab veelgi rohkem küsimusi. Aga me püüame nüüd fakte ja väljamõeldisi lahus hoida. Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitab Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Tead, kui me seda osa kirjutasime, vaatasime kuupäeva ja mõtlesin, vau, isadepäev on kohe-kohe käes. Ma ei suutnud seda uskuda. Kui sa otsid seda täiuslikku kingitust kõigile isadele, siis tutvu Chef IQ Sense nutika lihatermomeetriga. See on saladus stressivabaks restorani tasemel kokkamiseks. Nii et olenemata sellest, kas oled kogenud grillmeister või proovid sel suvel lihtsalt mõned steigid grillile visata, on see nutikas termomeeter tõeline mängumuutja. Miks? Enam ei juhtu üleküpsetamist. Enam pole vaja mõistatada, kas toit on valmis või mitte. Ei, Chef IQ ütleb sulle täpselt, millal su liha on igas etapis valmis. Sa sisestad selle juhtnevaba anduri, valid oma eelistused ja siis saad lihtsalt puhata ning oodata, kuni rakendus annab märku, ilma et peaksid grilli kohal passima. See töötab ka ahjude, suitsutite, pliitide ja kuuma õhu fritüüridega ning sobib igasuguse liha ja kala jaoks alates veiselihariibist kuni kanatiibade ja lõheni. Tõsiselt, sel isadepäeval on aeg panuseid tõsta. Sõnamäng ei ole tahtlik. Ja kokata enesekindlalt. Kasuta koodi SIDEBAR, et saada kogu saidil chefgeek.com 40% allahindlust. Nii et meil on suur uudis, millest peame rääkima. Muide, ma pean ütlema, et tulin just tagasi CrimeConit Las Vegases. Te olete parimad. Te olete tõesti parimad. Suur aitäh heade sõnade eest, et jälgite meid siin Sidebaris. Te elate nendele lugudele kaasa, te hindate seda, mida me teeme. Ja see on üks neist lugudest. See on üks neist lugudest, millest te tahtsite rohkem teada saada, kui ma teiega seal rääkisin. Räägime sellest, olgu, sellest juhtumist. Üks matkaja kõnnib läbi Carsoni rahvusmetsa, midagi ebatavalist pole. Ja siis leitakse midagi, mida keegi ei oodanud, inimjäänused. Ja nende inimjäänuste kõrval mõne päeva jooksul püstol. Jäänused tuvastatakse kui keegi, kellest oleme siin Sidebaris varem rääkinud. Melissa Casillas, Los Alamose riikliku labori administratiivassistent, kes on olnud kadunud peaaegu aasta. Ja tema kadumine 2025 aasta juunis oli algusest peale kummaline, eks. Tema telefon, tal oli neid mitu, jäid koju. Üks neist oli tehase seadetele taastatud. Tema käekott, võtmed, kõik olid alles. Teda nähti kõndimas mööda maanteed, siis mitte midagi kuni selle hetkeni. Ja see avastus tekitab kindlasti palju küsimusi. Kuidas ta sattus oma kodust 6 miili kaugusele rahvusmetsa? Miks leiti tema säilmete juurest käsirelv? Ja miks tema perekonna sõnul leiti ta piirkonnast, mida oli juba otsitud? Melissa Casillas ei olnud kindral. Ta ei olnud raketiteadlane, kuid ta töötas laboris, kus käsitletakse mõningaid kõige tundlikumaid tuumasaladusi. Ja tema juhtumist sai osa palju suuremast loost, mis köitis FBI, Valge Maja ja Esindajatekoja järelevalvekomitee tähelepanu. Sa tead, me oleme seda lugu algusest peale kajastanud, eks? Kadunud teadlane, erruväinud kindral, kes haihtus. Kõik need teooriad, mis ringlevad. Aga kui sa pöördud tagasi Melissa juurde ja vaatad, mida see areng meile ütleb. Sest Uus-Mehhiko osariigi politsei andmetel ei ilmuda 26. juunil 2025 tööle Los Alamosse riikliku laborisse. Ta ei tule sel ööl koju. Tema abikaasa Mark, kes samuti töötas laboris, ütles uurijatele NBC Newsi andmetel, et Melissa viis ta tol päeval laborisse ja ütles, et läheb labori teise asukohta tööülesannet täitma. Aga Mark ütleb, et ta ei tulnud kunagi tagasi. Tema perekond läheb tema koju. Nad leiavad tema isiklikud asjad, käekoti, võtmed, isikutunnistuse, telefonid, kõik on maha jäetud. Üks neist telefonidest on tehase seadetele taastatud, täielikult tühjaks tehtud. Samal pärastlõunal näeb üks perekonnatuttav Melissat kõndimas idasuunas mööda osariigi maanteed 518, mis kulgeb läbi mägede taosest kirdes. See on viimane kinnitatud kord, kui teda nähti. Väidetavalt on sellest olemas valvekaamera salvestis. Osariigi politsei alustas uurimist. Nad ei välista kuritegu, kuid pressiesindaja sõnul on võimalik, et ta kadus vabatahtlikult. Ja peaaegu aasta möödub ning me ei kuule midagi. Ja siis jõuame selle aasta 28. maini. Väidetavalt avastab matkaja inimjäänused Carsoni rahvusmetsa McAfee Ridge'i piirkonnas. See on umbes 6 miili kaugusel Melissase kodust ja jäänuste kõrvalt leitakse käsirelv. Meditsiinilise ekspertiisi büroo tuvastab jäänused kindlalt kui Melissase Casillase omad. Ja muide, ma kutsun varsti saatesse Ashton Packi, et aru saada, kuidas nad suutsid kinnitada, et see oli tõepoolest Melissa ning teada saada surma põhjuse viis. Mul on palju küsimusi.
aga tema perekond avaldas internetis avalduse ja selles on mõningaid andmeid, millest võiks olla oluline rääkida. Ma mainisin seda varem, sest seal öeldakse, tsiteerin: me kinnitame, et Rio Chiquitost leitud säilmed kuuluvad Melissale. Liisa teavet tuleb veel, aga mida me praegu öelda saame, on see, et ta leiti piirkonnast, mida oli varem juba otsitud. See on palju, mida seedida. Meie südamed on rasked ja meil on täielik kavatsus jätkata vastuste otsimist õigluse nimel. Leiti piirkonnast, mida oli varem otsitud. Ma mõtlen, nad ütlevad, et esialgsed otsingumeeskonnad otsisid seal, nad ei leidnud midagi. Ja siis, peaaegu aasta hiljem, komistab matka ja tema säilmete otsa samas piirkonnas. Seal on relv. Nii et kas otsingud ei leidnud teda ülesse või äkki ta polnud veel seal, mida ma tahaksin uurida. New Mexico osa riigi politsei pole selgitanud, mis siin toimub. Meditsiinilise ekspertiisi büroo pole avaldanud surma põhjust ega viisi. Uurimine on endiselt käimas. Ma tahan sellest rääkida, ma tahan kutsuda kellegi, kes aitab meil aru saada, mida sellest arvata, mis toimub kulisside taga ja mida me edasi oodata võime. Keegi, keda ma just isiklikult nägin CrimeConil Las Vegases. Nüüd olen tagasi selle juures, et näen teda, tead küll, ainult ekraani kaudu. Eradetektiiv Ashton Pack, Ashton, hea siin näha ja oli suurepärane siin isiklikult kohata. Jah, Jesse, oli tõesti tore teiega ja kõigi Law & Crime inimestega kohtuda. Ma hindan väga kogu seda toetust. Just nii. Hästi. Vaatame selle siis läbi. Kõigepealt, kuidas sa arvad, et nad ta tuvastasid? Pea meeles, see oli kohtumeditsiinibüroo, kes kinnitas, et see on Cassius. Kuidas nad teadsid, et see on Melissa? Ma oletan, et nad suutsid tõenäoliselt saada mingisuguse DNA proovi ja siis on ka hambakaardid, mida sageli kasutatakse. Ma tean, et tulirelv leiti surnukeha lähedalt. See on veel üks dokument, mida võiks kasutada andmete võrdlemiseks või vähemalt tema surnukeha tuvastamiseks. Kui see nii ei olnud, ja me räägime sellest veel natuke, siis ma ei tea tema surnukeha seisukorda. Ma ei tea, millises lagunemisastmes see oli, kui üldse oli. Kas on olemas mingi viis, kas on olemas tööriistu või tehnikaid, mida nad kasutavad, kui nad saavad teda lihtsalt visuaalselt tuvastada? Tead, see tehnoloogia areneb pidevalt, kui rääkida tehnoloogiast, mida kasutatakse tõendite kogumiseks ja kuriteopaikade uurimiseks. Ma võin sulle öelda, et kui sinu keha on mõnda aega Uus-Mehhiko kõrgkõrbes, siis tõenäoliselt pole seal midagi muud alles kui luustik. Aga asjad, mis ei lagune nii kiiresti kui meie keha bioloogiline pool, näiteks rahakott, riided, võib-olla taskus olev isikut tõendav dokument. Ma arvan, ma lugesin kuskilt, et ta oli tegelikult jätnud koju hulga asju. Ja. Aga riietega sa ei lähe niimoodi, tead küll, teda nähti jooksmas mööda maanteed. Sa ei tee seda ilma riieteta. Tal on andmeed olemas. Tal on hambaravi andmeed, nii hambakaardid. Ja, hambakaardid. Ja, saad need kiiresti tagasi. Ma ei ole kindel, kui kiiresti nad need tagasi saavad, aga see on kindlasti midagi, mida nad saavad kasutada. Nad on ilmselt, tead, ma alati ütlen, et meile meeldib jõuda 100%-ni, kui me oleme õiguskaitses. Kui ma töötasin uurijana, politseinikuna, siis mõnikord jõudsime üsna kiiresti umbes 95%-ni. Aga selle viimase 100%-ni jõudmine võttis veel paar päeva või nädalat. Olgu see siis uurimises või surnukeha tuvastamises. Kui me sellest räägime, siis nüüd hakkab kohtuarst määrama surma põhjust ja viisi. Ma kujutan ette, et see saab olema keeruline. Võib-olla, võib-olla mitte. Kui sa räägid püstolist, siis sa spekuleerid selle üle, mis temaga võis juhtuda. Aga samal ajal, kui sa räägid lagunemise tasemest või tema säilmete seisukorrast, siis millele peaksime mõtlema surma põhjuse ja viisi osas ning kuidas nad suudavad selle kindlaks teha? Lihtsalt kõige loetu põhjal ning oma väljaõppe ja kogemuse järgi on mul halb tunne, et see noor naine otsustas endalt elu võtta. Nii et ma arvan, et kui see oligi nii, suudetakse seda üsna kiiresti tõestada, sest vastavad tõendid on olemas. Kuulihaavad, need ei kao ajaga ära, kui skeleti jäänused on terved. Nii et keskendume sellele, püstolile. Püstolile, mis väidetavalt leiti tema jäänuste kõrvalt. Osariigi politsei kinnitab, et see oli seal. Nad ei ütle, kellele see kuulub. Nad pole ametlikult öelnud, et see on seotud tema surmaga, kui nad tegid selle avalduse. Mida see sinu kui uurija jaoks tähendab? See ütleb mulle, et ta kasutas tõenäoliselt seda tulirelva vahendina, et endalt elu võtta. Mina ei tea ja ma lähen kohe suure küsimuse juurde. Ma lähen kohe selle juurde. See on kõige olulisem asi. Kuidas teda varem ei leitud? Tema pere ütleb, et ta leiti alalt, mida oli juba otsitud. Võib-olla tunned seda maastikku. Saad meile sellest rohkem rääkida. Aga lihtsalt, et kõik teaksid ja saaksid aimu, ma just lugesin seda People Magazine'ist. See oli tohutu otsing. Seal oli sadu vabatahtlikke, seal olid võimuesindajad, seal olid pereliikmed. Kõik otsisid teda.
sotsiaalmeedias tehti üleskutseid, et teda leida. Loodi ka GoFundMe leht, et raha koguda. Kuidas on võimalik, et teda varem ei leitud? No kui tegeleda selliste kohtadega nagu New Mexico, tohutu maapiirkond kõrbes, 100 000 aakrit ulatuses arendamata maad, siis see ei ole, on väga raske öelda 100% kindlusega, et otsing oli. Sa võid teha ammendava otsingu ja ikkagi sellest mööda vaadata, sellest võimalikust nõelast heinakuhjas. Veel üks asi, millele mõelda, on see, kui see noor naine otsustas kahjuks oma elu lõpetada ühes kohas. Loomad, kojoodid, mägilövid, meie metsade ja kõrbete omamoodi puhastussüsteem, Sa see oleks võinud tema keha asukohta muuta. Ma püüan leida õigeid sõnu, et seda öelda ilma, et oleksin liiga, jõhker selle suhtes. Aga fakt on see, et emake loodus ei hooli meist kui liigist. Kui me läheme kõrbe ja meil ei ole õiget varjualust ega õiget relva, et end kaitsta, ja kui me seal hätta jääme, kas vigastatuna või haavatuna, siis on seal süsteem, mis nii-öelda selle ära koristab. Nii et tegelikult olekski see võinud nii olla. See on 100% tõsi. Ma mõtlen, et see võibki nii olla. Ma pean sellega tegelema. Teine teooria, eks? Nii et teine teooria oleks see, et sina ja mina mõlemad teame, et ta on seotud suurema looga. On neid, kes ütlevad, et äkki leitakse tema keha ja püstol on sinna pandud. Kas uurijad suudavad kindlaks teha, kas tema keha viidi sinna konkreetsesse kohta, mitte loomade, vaid inimeste poolt? Millised oleksid need tüüpilised märgid, mis viitaksid sellele võimalusele ja et sündmuskoht oli mingil moel lavastatud? Ma ei ütle, et see nii on. Tahan selles osas selge olla. Ma ei ütle, et see nii on, aga ma tean, kuhu inimeste mõtted selle puhul liiguvad. Ja kuna on palju spekulatsioone, on palju segadust tema ja tema seoste kohta, kõige muuga, nii et räägi sina mulle. Muidugi. Jälle, Jesse, see on suurepärane küsimus ja me peame sellele vastama. See on see teema, millest kõik mõtlevad, aga mida välditakse. Me elame ajastul, kus kõik on vandenõu. Minu vastuväide sellele on, et tõelisi vandenõusid on olemas, aga kui kõik on vandenõu, siis tegelikult ei saa miski olla vandenõu. Jah, uurijad, õiguskaitseorganid, nemad suudavad üsna kiiresti kindlaks teha, kas aasta vanust surnukeha on liigutatud või see pandi sinna. Sa otsid selliseid asju nagu rehvijäljed, jalajäljed, ebatavaline. Ja kui surnukeha on meie maapiirkonnas väljas, siis see paistab silma, seda on näha. Seal on jäljed, keha vajub maasse. Tõenäoliselt näed loomade poolt laiali kantud kehaosi. Sa saad üsna kiiresti aru, relv ei jää sinna puutumatuna, sellel on kulumisjäljed, nagu ka kehal, mis seal on. Nii et kui see toodi sinna ja asetati, siis kui tegemist oleks mingi suure vandenõuga, siis ma ei tea. Minu maailmas, kui sa tahad, et midagi halba kaoks, siis sa lihtsalt kõrvaldad keha täielikult. Tekivad küll küsimused, aga sellega asi piirdubki. Kui ma oleksin pahamees, siis ma ei läheks aasta hiljem ja ei paneks keha sinna. Kui ma oleksin terroristlik riik, välismaine osapool või mõni halb tüüp, kes on osa globaalsest vandenõust meie tuumateadlaste vastu, lihtsalt see rikub Occami habemenuga printsiipi. See pole lihtsalt kõige lihtsam seletus, mis tavaliselt on õige. Millal annavad võimud rohkem teavet, kui neil see olemas on? Ma mõtlen, et paljud jälgivad seda juhtumit nagu ka teisi. Millal nad annavad teavet perekonnale? Millal nad avaldavad teavet avalikkusele ja meediale? Nad on tõenäoliselt perekonnaga heas suhtluses ja annavad ilmselt perekonnale infot kiiremini, kui meie selle saame. Loomulikult, sina saad selle info. Üldiselt, kui nad saavad info kätte, on neil aeg. Õiguskaitseorganid peavad veenduma, et see on õige. Nad peavad kontrollima ja mõnikord peavad nad uuesti üle kontrollima, uuesti testima, sest me ei taha viga teha. Sest jälle, kui sa teed ühe vea, siis see paisutatakse Twitteris või sotsiaalmeedias mingiks tohutuks vandenõuks. Ja see võib olla tõsine löök uurijatele. Nad lihtsalt ei taha seda. Aga perekond saab tõenäoliselt info üsna kiiresti kätte. Ja niil on tõenäoliselt kokkulepe, et perekond ei lähe seda infot enne avalikustama, kui aeg on õige. Ning perekonnal pole ka erilist motivatsiooni seda enne jagada. Aga õiguskaitseorganid ja uurijad jagavad infot meediaga siis, kui nad on selleks valmis. Kui nad on kõik põhjalikult üle kontrollinud ja veendunud, et kõik on õige. Kas sulle tundub kummaline, et tema säilmed leiti 6 miili kauguselt perekodust? Ei. Ma mõtlen ausalt öeldes, teda nägi mööda teed kõndimas vist kas pereliige või töökaaslane. Ma arvan, et sel naisel oli väga raske periood. Päev ja ikkagi valvekaamera lindile. Jah. No, ma arvan, et see ongi küsimuseks. Nagu, tead,
Ühest küljest ütles tema abikaasa, et oli tohutu stressi all, et olevat kõndinud mööda osariigi maanteed number 518. Sa rääkisid minuga veel sellest, mis tema kodust leiti, eks? Ma arvasin, et see, mis tema kodust leiti, oli samuti väga-väga huvitav. Ma arvan, et see on suur osa vestlusest. Telefonitehase seadetele taastamine. Politsei ütleb, et tegemist oli telefoniga, mis oli täielikult puhastatud. Ja tead, see ongi see, mis paneb sind uskuma, et see oli enda põhjustatud. Ma mõtlen, tead, kui sa oled selles suitsidaalses meeleseisundis, oletame korraks nii. Võib-olla ta mõtleb, et tahab teha seda lihtsaks oma abikaasale, et ta saaks tükid kokku korjata nii hästi kui võimalik. Nii et ma ei tee seda kodus. Ma lähtestan telefoni, et telefoni saaks võib-olla edasi müüa või lihtsalt korda teha ja ta nagu kustutab ennast mingil moel. Tead, siin on miljon psühholoogilist suunda, mida me võiksime uurida. Muidugi on uurijatel tõenäoliselt natuke rohkem infot. On ilmselt asja, mida me lihtsalt ei tea selle kohta, mis kodus veel oli või mis juhtus. Aga ta on tohutu surve all. Ta on stressis. Tead, ta ütleb, et vaata, ma pean minema labori teisossa, et veel midagi ära teha. Ja hiljem samal päeval nähakse teda mööda teed kõndimas. Nii et mina isiklikult kõike seda arvestades, mida ma näen, olen ma 85-90% ulatuses kindel, et ta otsustas ise oma elu lõpetada. Ja see on tema pere jaoks lihtsalt väga-väga kahetsusväärne olukord. Ja sinu jaoks ei ole ebatavaline, et keegi nagu tema teeks midagi sellist ilma igasuguse eelneva hoiatuseta oma perele. Mingisugune hüvastijätt, kiri, oodata natuke kauem kallistuseks, jätta mingi vihje selle kohta, mida ta kavatseb teha, see ei üllataks sind. Võib-olla ta jättis kirja ja nad pole lihtsalt veel seda infot avaldanud. Või võib-olla on tal kuskil midagi, mis oli tema viis hüvasti jätta, aga mida ei tõlgendata tavapärasel viisil. Aga ei, see ei üllata mind, sest tead, inimesed teevad selliseid otsuseid iga päev. Ta lihtsalt juhtub olema kõrgetasemeline teadlane, kellel on julgeolekuluba ja kes töötab meie riigi rahvusliku julgeoleku jaoks olulises valdkonnas. Ja tead, see on kahetsusväärne. Ma arvan, et on palju sellist. Ma töötasin valitsuses. Ma töötasin föderaalsetes töörühmades ja töötasin ka luurekogukonnas, mitte ainult välitöid tegeva uurija ja politseinikuna. Ja seal oli palju pinget, sest ohte on nii palju. Toimub nii palju asju, millest tavaline inimene lihtsalt teadlikud ei ole. Ma tunnen paljusid inimesi, kes töötavad luurekogukonnas ja föderaalsetes asutustes. Ja neil on maailma raskusõlgadel, sest seal on tõesti halbu inimesi, kes tahavad meie riigile, meie peredele ja meie lastele halba teha. Ja see vastutus lasub nende õlgadel, et kõik õigesti teha. Tead, pahad võivad ühe korra pihta saada, meie ei tohi kunagi eksida, me ei tohi kunagi valesti teha. Ma ütlen alati oma politseinikele ja koolitajatele, kui ma koolitasin, et teie ei tohi eksida. Nemad võivad eksida. Nemad võivad eksida, kui nad saavad ühe korra pihta, on see massiline häving. Nii et... Ashton, kas sa saad natuke veel minuga jääda? Ma tahan lihtsalt panna selle konteksti teiste juhtumite ja lugudega, millega inimesed seoseid loovad ja proovida aru saada, kas see on tõesti tema säilmed. Ja oletame, et sul on õigus või sinu teooria või sinu usk praegu on õige, et ta tegi seda endale ise. Ma tahan teada, kuidas see mõjutab teiste juhtumite uurimist. Las ma selgitan selle lahti, ole korraks veel minuga. Nagu ma mainisin, esindajatekoja järelevalvekomitee sõnul oli Melissa kadumine üks mitmest juhtumist, milles olid seotud inimesed, kellel olid sidemed Los Salamosega. Jällegi, see puudutab uurimist, õhujõudude uurimist salastatud tehnoloogia kohta. Mõned neist on surnud, mõned kadunud. Neid on piisavalt palju, et esindajatekoja järelevalvekomitee hakkas küsimusi esitama. Ja komitee 2026. Aasta aprilli pressiteate kohaselt oli vähemalt 10 inimest, kellel olid sidemed USA tuumasaladuste või raketitehnoloogiaga viimastel aastatel kas surnud või kadunud. Ja selle kuu lõpuks ütles kongressman Eric Burleson, et see number on 13. Nüüd ütles komitee avaldus järgmist, tsiteerin. Need surmad ja kadumised võivad kujutada endast tõsist ohtu USA riiklikule julgeolekule ja USA töötajatele, kellel on juurdepääs teadussaladustele. Ja FBI teatas, et juhib jõupingutusi nende seoste otsimiseks. Valge Maja ütles, et nad uurivad seda. Nii et Ashton, sul on siin mitu uurimist käsil, eks? Sul on esindajatekoja järelevalvekomisjoni uurimine, sul on FBI kaasatud, Valge Maja pöörab sellele tähelepanu, sa jälgid seda. Kuidas mõjutab Melissa surm või tema säilmete võimalik leidmine teisi juhtumeid?
See on väga hea küsimus. Lõppkokkuvõttes on FBI selle juhtumi peamine uurimisasutus ning nemad annavad teavet ja luureandmeid nii järelevalvekomisjonidele kui ka Valgele Majale. Ma arvan, et FBI jaoks on see iseenesestmõistetav, et nad võtavad selle juhtumi üle ja uurivad seda väga põhjalikult ning mikroskoobi all, nagu nad peaksidki. Nagu ma varem mainisin ja olen rääkinud neist kadunud teadlastest ning inimestest, kes on seotud meie riikliku julgeolekusüsteemiga, siis ma arvan, et uurimine peaks kindlasti toimuma. Ma arvan, et uurimine peab kindlasti toimuma, sest me peame olema täiesti kindlad, et siin ei ole tegemist mõne välisriigi või millegi taolisega. Terroriorganisatsioonid, välismaised osapooled, rahvusriigid, kes püüavad saada ligipääsu meie saladustele. Ameerika Ühendriigid on tehnoloogiliselt nii arenenud, et kui see pole just kättemaks, siis ma ei näe, mida saaks 13 teadlasest kätte. Võimalus edendada oma või vähendada meie võimet arendada tuumatehnoloogiat ja ehitada tuumarelvi või arenenud relvastust. Võib-olla polegi see isegi tuumaalane. Me oleme nii tehnoloogiliselt arenenud. On asju, mis on nii uskumatult arenenud, et kui sa neid näeksid, oleks see nagu anda neandertallasele iPhone. Tead, me vaataksime seda ja mõtleksime, mõnikord arvan ma, et need asjad, mida me taevas näeme ja mida me ei suuda seletada, need anomaalsed nähtused, need võivad tõesti olla midagi täiesti seletamatut, aga mõnikord arvan ma, et see on meie enda tehnoloogia. Et meil on see juba olemas, me teame, et Ameerika Ühendriikidel on tuhandeid tuumarelvi, tead küll, tapmas meie, kui just pole tegemist kättemaksuga, kus siitakse meie teadlasi ja neid inimesi, kellel on neile ligipääs. Seega ma kahtlen selles motiivis, selles põhjuses sihtida meie inimesi. Aga FBI viib läbi uurimise, ma arvan, et nad peaksid kindlasti uurima kõike, mida uurivad osariigi politsei, kohalik politsei ja kohtuarst. Ma loodan, et kogu see toimik jagatakse FBI-ga ja et nad saavad kasutada oma uurimisoskusi ja uskumatut kriminalistikalaborit. Ma loodan, et nad abistavad selles ja vaatavad kõike ka oma vaatenurgast, et kiimitada, et see noor naine tegi seda, mida me arvame, mida mina usun, et ta kahjuks tegi. Las ma selgitan seda veidi, sest ma tahan sinu arvamust veel ühe asja kohta. Need juhtumid, millest me räägime, hõlmavad rohkem kui 3 aastat. Need ulatuvad üle mitme osariigi. Olukorrad on väga erinevad. On Michael David Hicks, NASA JPL teadlane, kes uuris komeete ja asteroide. Ta suri 2023 aastal. Surma põhjust pole kunagi avalikult avalikustatud. Monika Reza, raketiteadlane, kadus Californias matkates. Tema tööd rahastas õhujõudude uurimislabor. Nuno Larero, MIT fusionifüüsik, lasti maha. Oma kodus leidis ta 12-aastane tütar. Me teame, et see surm oli seotud Browni tulistajaga. Carl Grillmeier, astrofüüsik, lasti surnuks oma esiverandal kõrves, teatas LA maakonna šerifi osakond. Ametnikud reageerisid sündmuskohale, samuti reageerisid nad lähedal asuvale autoröövile ning see kõik viis kahtlusaluse 29-aastase Freddie Snyderi vahistamiseni. Teda on süüdistatud mõrvas ning eraldi sissemurdmises, mis on seotud väidetava loata sisenemisega Grillmeieri koju 2 kuud varem. Seal on Anthony Chavez, pensionär, kes töötas Los Alamoses töödejuhatajana. Ta kadus oma Uus-Mehhiko kodust, jättis maha oma auto, telefoni, rahakoti, võtmed, otsingud ei andnud nähtavasti mingit tulemust. Steven Garcia, valitsuse lepinguline töötaja Kansas City riiklikus julgeolekukompleksis, toodab tuumarelvadele mitte tuumakomponente. Teda nähti viimati lahkumas oma Albuquerque kodust jalgsi, kaasas ainult käsirelv. Jason Thomas, farmaatsiauuringute teadlane, tema surnukeha leiti politsei andmetel Massachusettsi järvest. Politsei sõnul ei kahtlustatud kuritegu. Sa vaatad kõiki neid nimesid, Ashton. Sa oled neist natuke rääkinud. Sa oled skeptiline kõike seda kokku siduma, kuigi sind ei üllataks, et inimesed tõmbavad seoseid või küsivad, tead, mis siin toimub. Jah, mind ei üllatas üldse ja kui sa vaatad seda laiemast vaatenurgast, siis tundub, et see võiks olla seotud ja seda tuleks kindlasti uurida. Ja ma tõesti usun, et FBI peaks ja ka uurib kõiki neid juhtumeid. Aga jälle, ma arvan, et paljudel neist juhtumitest, pensionil tööde juhataja, mis oleks selle motiiv? Kui see polnud just kättemaks ja jälle, mida on tööde juhatajal tegelikult pistmist sellega? Tal on julgeolekuluba, sest tal on juurdepääs ja ligipääs salastatud materjalidele. Mis on motiiv selle mehe kahjustamiseks? Sa tead? Nüüd tead, see mees, kes tapeti koridoris või oma korteri sissepääsu juures. Šerifi asetäitjad arreteerisid ühe mehe, seostasid. Tead, nad esitasid sellele isikule mõrvasüüdistuse. Muidugi, vaatame juhtumi üksikasjad üle, las asi liigub kohtus oma rada. Ja ma loodan, et FBI saab tulla ja teha põhjaliku uurimise, nagu sügavamale tausta kaevuda. Kas mõni välisriik kasutas seda meest etturina?
me teame, et Iraani valitsus on varem kasutanud ettureid ja käsilasi oma musta töö tegemiseks. Neil on selles liigis varemgi vandenõusid olnud. FBI suudab selle kindlaks teha pärast uurimise lõppu ja kui juhtum on kohtus lahendatud. Nii et jah, üldpilti vaadates ja neid lugusid sotsiaalmeedias jälgides, siis tundub see tõesti imelik. Tundub nagu võiks toimuda mingi vandenõu. Ma lihtsalt soovitan inimestel olla ettevaatlikud, vaadake asja sügavamalt ja laske uurijatel oma tööd teha. Ja ma tõesti loodan, et FBI uurijad suudavad asja sügavamalt uurida ja kasutada oma tehnoloogiat. Neil on analüütika vallas üks kõige arenenumaid tehnoloogiaid. Las need FBI analüütikute armeed hakkavad kogu andmeid sisestama ja koostavad järelaruande või mingi raporti, mis saab siis minna Valgesse Majja, järelevalvekomisjonidesse ja vastata nendele küsimustele. Kas me saame kõikidele küsimustele vastused? Seda ma ei tea, see saab olema raske. Mõnikord saab, nagu ma ütlesin, jõuda 98–99%, aga võib-olla ei jõua 100%. Aga kui uurijad leiavad, et need on kõik juhuslikud teod ega ole omavahel seotud, või kui meil on siin 3 juhtumit, mis võivad olla omavahel seotud, kuid kõik muu oli lihtsalt juhus, siis näitab uurimine seda. Olgu selge, see, kes kogu selle asja algatas ja ilmselt ka kõige rohkem tähelepanu sai, erru läinud õhuväe kindral, lahkus oma majast ja pole siiani tagasi tulnud. William Neil McCasland, 68-aastane erru läinud kindralmajor, 34 aastat teenistust. Ta töötas mõne kõige tundlikuma tehnoloogiaga, mis USA sõjaväel on. Astronautikatehnika, kosmosehangete juhtimine, riiklik luureamet, luuresatelliidid. Ta juhtis õhuväe uurimislaborit Wright-Pattersoni õhuväe baasis Ohio's. Jällegi, see on see sama baas, mille kohta inimesed on aastakümneid väitnud, et seal hoitakse Roswelli juhtumi jäänuseid, sealt pärit rususid. Tema naise sõnul oli McCaslandil, tema enda sõnade järgi, juurdepääs mõnedele väga salastatud programmidele ja teabele. Nii et kui selline mees lahkub ja ei tule tagasi, pälvib see ilmselgelt palju tähelepanu. Ja siis selle aasta 27. veebruaril, lihtsalt et anda teile ajajoont, lahkub McCaslandi naine arsti juurde kell 11:10. Ta naaseb veidi pärast keskpäeva. Mees on kadunud. Tema telefon on leti peal välja lülitatud. Nutikell on vannitoas laadimas. Särk, mida ta kandis, kui naine lahkus, ripub nüüd kapis. Ta oli selle vahetanud millegi muu vastu. Naine ei tea, mille vastu. Ta helistab hädaabi numbrile 911. Ta ütleb midagi, mis lihtsalt paneb sind tarduma. Mu abikaasa on kadunud Okay. ja teda pole olnud umbes 3 tundi. Ja mul on mõningaid märke, et ta plaaniski nii kaduda, et teda ei leitaks. Hiljem saime ka kehakaamera salvestised väljakutsele reageerinud šerifi asetäitjatelt. Ja seal räägib kolleeg, kes ilmselt eelmisel õhtul koos McCasliniga õhtustas detektiivile, et ta polnud oma tavapärane mina. Ta polnud päris tema ise. Ta oli kuidagi hajameelne ja vaikne. Kas see on mingi salastatud teave ja kas tal on näiteks julgeolekuluba või midagi sellist? Tal on väga kõrge tasemega julgeolekuluba. Ta oli õhuväe uurimislabori juht. Ma mõtlen otse asja juurde minnes. Selle vehe nimi on UFO dokumentides, mis avandati. Ta on olnud asjaga nii süvitsi seotud. Tal on väga kõrge julgeolekuluba. Muide, saate uurida ülejäänud sellest, mida uurijad avastasid meie eelmises kehakaamera analüüsis, kus me vaatame läbi kogu selle materjali, mille me kätte saime. Aga kui lähete selle ajajoone juurde tagasi, siis nädalatest said kuud. Teda pole keegi näinud, videoid pole, vastuseid ka mitte. Jõuate 7. märtsini. Uurijad leidsid tema kodust umbes miili kaugusel halli õhujõudude dressipluusi. Perekond ei suutnud siiski kinnitada, et see oli tema oma. 2 nädala möödudes avaldas šerifibüroo foto sellest, mida nad arvasid, et ta kandis. See heleroheline nööpidega särk. Samuti kinnitati, mis oli kadunud. Tema matkasaapad, rahakott, 38 kaliibriga revolver nahast kabuuriga. Ja tänase seisuga, kui ma siin istun, on kindral McCaslin endiselt kadunud. Ja uurijad ei ole McCaslini kadumist Melissa surmaga seostanud. Pole ühtegi tõendit, mis neid kahte ühendaks. Aga jällegi, mõlemad tegutsesid justkui samas ringkonnas, eks. McCaslin töötas õhujõudude uurimislaboris, Melissa Los Alamose laboris. Mõlemad juhtumid said osaks samast avalikust arutelust. Ashton, lõpetame selle McCaslini teema kiiresti ära. Kas sa arvad, et me saame sealt vastuse? Ja kui me mingisuguse vastuse saame, kuidas see muudab kogu seda lugu, millest me oleme rääkinud? Loodetavasti saame teada, milliseid esemeid kolonel ehk kindral kandis. Kui me leiame kas tema keha või osa sellest, mida ta kandis, või relva koos kabuuriga. See annaks meile natuke rohkem aimu sellest, mis temaga juhtus. Tead, las ma esitan selle, Jesse. Sa oled 34 aastat teeninud pensionil olev
2, 1, 3 tärni kindral, sa oled väga kõrge auastmega õhuväeametnik. Sa olid oma karjääri jooksul seotud mõnede kõige tundlikumate ja salastatumate asjadega. Sa töötasid Ameerika Ühendriikide õhuväes. Sa oled autasustatud sõjaväelane, kes on aidanud seda riiki kaitsta. Ja siis sa lähed pensionile. Ja siis võib-olla tekivad sul vaimse tervise probleemid, sa kohtud sõpradega ja nad räägivad sulle headest aegadest. Ja sa meenutad neid hiilgeaegu ja kõike seda ja siis sööd sõbraga õhtust ning tunned, et tegelikult ei saa sa millestki rääkida. Sa ei ole enam, tead küll, sa oled äkki selles siseringis ja siis lähed pensionile. Ja tal oli ilmselt ikka veel mingil tasemel julgeolekuluba, kui ta tegi mingit konsultatsioonitööd. Aga järsku ei ole sa enam selles siseringis. Ja see võib olla väga laastav asi mõnele meie veteranile ja neile inimestele, kes on meie riigi kaitsmisel esirinnas. Ma näen seda juhtumas korrakaitsetöötajatega. Olen seda ka ise kogenud. Sa astud pärast 23 aastat politseiosakonnast välja ja tead, sa ei ole enam seal. Sa ei ole enam asjadega kursis. Sa ei saa enam igal hommikul koos kõigi oma kolleegidest detektiividega kohvi juua. Või sa ei põrka enam kokku ülemustega, kes ütlevad, hei, mul oli vaja midagi täpsustada. Või hei, suurepärane töö selle juhtumiga. Või mehed, te tegite selle tööga nii head tööd. Nii et me lihtsalt ei tea, mis selle kindraliga toimus. Ja võib-olla oligi see osa sellest, mis tema elus toimus. Ja taas, ta lahkub oma majast. Seal on kindlasti kahtlased asjaolud. Ja ma arvan, et seda tuleks uurida. Aga vaatame asja sügavamalt. Proovime enne järelduste tegemist aru saada, mis siin tegelikult toimub. Ta on pensionil. Mis oleks mõte teda sihikule võtta, kui ta oli näiteks seotud mõne arenenud relvasüsteemiga, välja arvatud kättemaks? Nii et... selles loos on palju kummalisi osi. Ashton Pack, aitäh, et võtsid aega ja selgitasid seda arengut. Ja vaata, see on Melissa perekonna jaoks laastav areng ja uudis, mõeldes praegu neile. Loodan, et nad saavad sellest mingitki selgust. Ma tean, et see on väga kurb, aga loodan, et nad leiavad rahu. Ja loodan, et tema mälestus jääb neil alati õnnistuseks. Jah, hästi öeldud. Ashton, aitäh sulle, hindan seda väga. Aitäh, Jesse, tore sind näha. Ja see ongi kõik, mis meil praegu siin Sidebaris on, kallid vaatajad. Suur tänu, et meiega liitusite ja nagu alati, palun tellige meid YouTube'is, Apple Podcastides, Spotify's või kus iganes te oma podcast'e kuulate. Võite meid vaadata ka NBC Peacockis. Kui soovite mind jälgida, siis X'is, Instagramis, minu News Nationi saates Jesse Weber Live esmaspäevast reedeni kell 23.00 ida aja järgi. I'll see you next time, everybody.